ja kohe-kohe on meil võitja pööramas siia finišisirgele. Seega pangem käed ja hääletorud kõrid valmis, lugupeetud publikum, ja võtame maruliste rõõmuhõisetega ja tervitustega võitja finišist vastu. Suure tõenäosusega võiks olla jooksjate maa Musta mandri Keenia mees, aga vaatame, veel ei ole ta finiši sirgele siin pööranud ja milline võiks olla konkurentide võimalus ja kohe-kohe, ei, siiski, Tiidrek Nurme numbri 2 on näidanud kandu Musta mandri meestele viimastel kilomeetritel ja võtavad seda võitu. Teeme nüüd marulist ääre torusid, aeg, Tiidreku kiirem aeg Tallinna tänavatel ja Nurme kiiremana üle finišijoone. Viktor Kamuren on väsinud viimastel kilomeetritel ja teisena lõpetab Ibrahim Kukukavakira, samuti keenlane Tiidrek Nurme, sparringupartner viimastel hooaegadel. Eestis tuntud jooksumees üle finišijoone, nii et ikkagi on olnud niimoodi, et üllatusmoment ja kuhu nüüd on see Viktor kadunud. Viktori kiire algus on talle kätte maksnud, mehe isiklik rekord nii kõva kui 28 minutit 51 sekundit, aga täna on ta tempoga näppu lõiganud ja numbri 3 teeme suure aplausi. Viktor Kamuren Keeniena on täna igal juhul sellele võistlusele väga palju pürksi juurde andnud, aga nagu näeme, viimastel kilomeetritel on väsinud ja meil on hea meel, et järjekordse 10 kilomeetri distantsi oma ilmselt kiirema ajaga Tallinna tänavatel ja võidu on võtnud eestlane, meie olümpiamees Tiidrek Nurme. Tiidreku nimel siis Eesti rekordid nii miilijooksus 1500 meetri distantsil, teame 2000 meetri distantsil peaks olema need Tiidreku nimel, aga on ta spetsialiseerunud siis tänasel päeval pikematele distantsidele ja lõi kaasa Rio suveolümpiamängude maratoni distantsil, kus lõpetas 63. kohaga ja tasub Tiidreku järgmistel maratoni startidel pilku peal hoida. Tänavuseks hooaja lõpuks Tiidrek järgmist starti veel planeerinud ei ole. Ilmselt maratone sellel aastal ei tule samal ajal kui konkurent Roman Kosti, kes startimas homsel päeval poolmaratoni distantsile plaanib ühe maratoni läbimist oktoobrikuu lõppu Shanghaisse, aga sellest räägime teile juba homsel päeval. Täna aga hea meel on selle üle, et eestlane on võtnud võidu ja näeme Keijo Kits, tänavune Eesti meister staadionaladelt 5000 ja 10 000 meetri distantsilt on lõpetamas 4. ja tema järel Roman Falenski. Roman Falenski noorteklassis Eesti jooksuparemiku kuulunud mees, noorteklassi Eesti rekordite omanik, tänasel päeval Eesti kaitsejõudude esindaja, on spetsialiseerunud militaartele spordialadele ja seal tõusnud maailma militaarsportlaste paremikku. Kaurkivistikku näeme siin tulemas, samuti meie olümpiamees. Siifakas pikakasvuline kaurkivistik, aga tema ala on ju loomulikult staadionil siis takistusjooks, 3000 meetri takistusjooks, aga Kaur on ennast ka mitmetel rahvajooksusel pikematel distantsidel putukana näidanud siin hooaegade vältel ja täna siis temale see 10 kilomeetri, siis 10 000 meetri jooks, 10 kilomeetri distants ilmselt olnud rohkem treeningu eest, aga Võru klubi Lõunalõvi esindaja, väsimatu spordimees Ivar Ivanov, naeratus näol numbri 4 on lõpetamas tänast 10 kilomeetri distantsi esikuuikus. Kell 12.00 algamas meil autasustamine. Tallinlased, teeme suure aplausi, sosin enda numbri all. Selle mehe arengul tasub pilku peal hoida tallinnane Mark Kaabner, kes on meil ju alles meesjunioride klassi kuulumas, finišeerumas ja numbri all 166 margi järel lõpetamas täna distantsi Karl Mäe samas sõnadist margi kohta ja numbri all 60 marulist finišisporti tegemas veel Leonid Latsekov, samuti meie noorema generatsiooni jookse Nõmme kergejõustikuklubi jooksu samal ajal kui Karl Mäe on suvepealinna Pärnu jooksuklubi esindamas. Ja siin tulemas järgmisena numbri all 187 Tõnu Lillelai, kes igapäevaselt on leiba teenimas ei kusagil mujal kui Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumis, olles seal tippspetsialistiks. Numbri all 5 on Raido Mitt tulemas. Raido mullune esikuuiku mees, tänavu siis peab leppima kohaga esikümnes sellel 10 kilomeetri distantsil. Ja numbri all 4071 on tulemas meil järgmine üle finišijoone ja tema järel numbri all 212 on lõpetamas Reinsalu distantsi mõne aasta taguselt välja antud Eesti jooksjate kullafond raamatu üks kaasautoritest. Vaadake, kas hästi varustatud raamatupoodides on selle raamatu esimesest trükist veel väljaandeid saada või mitte.
tulemas järgmisena meil numbri all 252 Raimond Valler. Raimond Valler, kelle põhidistantsiks on staadionaladest olnud 800 meetri jooks ja naudib täiel rinnal 10 kilomeetri distantsi on temale kindlasti kõrvalalaks, aga nagu teame, et lühematel distantsidel ka, et oleks ikkagi kiiruslikku vastupidavust, selleks peab ka üldvastupidavuse baas olema märkimisväärne ja selle arendamiseks ka Mailerid on treeningutel pikemaid distantse läbimas ja pikemate distantside läbimine pole kindlasti ka mitte neile võõras. Numbri all 134, Patrick Brown, Suurbritannia esindaja. Welcome to the finish, Patrick. Ja tema järel numbri 23 lõpetamas distantsi Martin Pilismäe, suurepärane jooks ja sealt tuleb naiste võitjana Liina Tšernov, sihvakas favorita Liina Tšernov, milline finišisport Liinas ja milline aeg alla 35 minuti kindlasti täistamas Liina isikliku rekordit sel distantsil, nii et Liina on teinud täna suurepärase jooksu ja ülejäänud naiskonkurendid selle taha jätnud, kui naiste tippaeg siis 10 kilomeetri distantsil, kui numbri all 69 lõpetamas täna Mikk Laur distantsi Jelena Prokopčukale kuulumas aastast 2013 võrdub numbritega 33-18. Siin on lõpetamas meil Tartu mehed distantsi, siin on tulemas meil numbri all 30 üle finišijoone Rain Seepõld, Raini järel Ain Kilk ja Toomas Tarv, 10-kordne Eesti meister, täna Eesti Kergejõustiku Liidu juures pikama jooksu alarühma vedav mees, näitab jätkuvalt väga heas vormis Kantsler Virgla lõpetamas distantsi numbri all 215 üle lõpujoone täna selline mees nagu Marek Põsu ja vaatame naistest numbri all 18 Lili Luik on tulemas. Teeme Lilile suurepärase suure aplausi, tema ju õdedest võikidest parim meil tänavu Rio suveolümpiamängudel, kui Raivo Pärku ületab finišijoone ja Tarmo Reitsnik on päral ajaga 36 minutit, mõned sekundid peale M45 vanuseklassi Eesti üks parimaid jooksumehi kui numbri all 160, omakorda lõpetamas Kaspar Vaher täna distantsi, kes on treenimas Jaak Mae suusakoolis ja näitab, et suusamehed jõuavad joosta küll ja päris kiiresti, kui numbri all 89 Alar Lebrecht on tulemas finišisse ja numbri all 103 on finišispurti tegemas meil täna Reimet Kündrus. Näha, et Eesti jooksjad siis on ilma tegemas ja esimeste hulgas tänavusel Tallinna sügisjooksul Madis, üks nendest lõpetamas distantsi numbri all 227 Lauri Malsroos, kes on meile rattaorienteerumise rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt koguni maailmameistritiitli toonud ja tänavu peaks olema tema auhinda kappi rännanud siis rattaorienteerumise MM-i pronks, kui õigesti mäleta, kui numbri all 184 lõpetamas täna distantsid Tanel Papp ja Taneli järel numbri all 102 on Joonas Aldo lõpetamas distantsi ning numbri all 232 üle finišijoone meil Alari Hiis. Vaatame, kes nüüd võiks olla naistes järgmisena tulemas, kui Liina ja Lini on juba distantsi lõpetanud. Lili Luik siis ainus meie Trios Rio tiimi liikmetest, kui õed Liina ja Leila sel nädalal siis SEB Tallinna maratoni raames startimas ei ole, kui numbri all 28 lõpetab distantsi meil Kristjan Vares ja vaatame, nüüd on tulemas numbri all 163, teine start 2 päeva jooksul. Kelline Volikin on suurepärase jooksu teinud kolmandana üle finišijoone ja tema järel numbri all 189 lõpetamas Egle Helene Ervit, kes on tänavu edu nautinud staadionialadelt ja olnud meil 5000 meetri distantsi staadioni Eesti meistriks ning 10 000 meetri distantsi pronks. Numbri all 81 lõpetamas Bastian Minders, kes on meil muideks Hollandi esindaja. Bastian, welcome to the finish. Sagan lõpetamas Eesti Raudteespordiklubi esindaja, mitmekümne spordimees distantsi. Kristjan Ennot näeme seal tulemas numbri all 211 finišisporti tegemas meil siin Margus Klaar, kes on ametit pidamas Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumis ja numbri all 123 naistest Marion Tibar on väga tubli jooksu teinud. Meie siis harrastusjooksjate hulka kuulub 51-99 finišeituses, number 51 Rinel Pius ja number 99 Kaarel Baarinov ei tahtnud järele anda Rinelile, kui näeme, et siin on numbri all 177 lõpetamas täna Henri Roos distantsi, kes kuulumas Eesti noortekoondisesse murdmaasuusatamises ja tallinlanna Maie Lillepall Kuusik
üle finišijoone samuti. Tarmo Hõbe, teine start teise päeva jooksul Rally Estonia ühele peakorraldajatest. Tarmo järel numbri 73 Jaan Roop on finišisporti tegemas. Ja numbri 154 on rühkimas finiši joonest üle meil täna mees nimega Eno Lints ja numbri 128 kerge jalaga tulemas järjekordne naisvõistleja Kaia Lepik. Suurepärane jooks ja suurepärane finišisporti jooksuklubi täpsportlase esindajad. Numbri 27 on Pavel Grigorenko. Eestlane Pavel Grigorenko, eestimaalane lõpetamas distantsi ja tema järel numbri 216 Kaur Siimaste. Tema finiš Kauri järg tulemas seal numbri 76 lõpetajate hulgas Rene Kubas ja numbri 186 lõpujalt ületamas Alvar Viikmäe. Nii, finišisport. Ja tulevad järjest naistest numbri 68 on lõpetamas täna meil distantsi Liliana Torr. Liliana järel numbri 94 Vladislav Zarov, numbri 29 Oliver Kulbas lõpetamas distantsi. Ja siin siis tulemas järgmised lõpetajad kui Kiirek Nurme täna ajaga 29 minutit 42 sekundit. Teine koht Ibrahim Mukunga, tulemus 29.52. Kolmas Viktor Kammurenk Ketjenja, tema tulemus 30 minutit 17 sekundit. Kui lõpetajate hulgas meil numbri 9 täna, kelleks on Ago Käremaa ja numbri 131 on edenemas finiši suunas meil Kalle Klaas. Kalle järel numbri 152 omakorda finišis Lauri Ehrenpreis. Tema järel numbri 75 see noormees, kes on finišisporti tegemas, on Jan Müür. Ja numbri 148 täna meil on lõpujoont ületamas selline mees nagu Kaarel Rand. 10 000 osavõtjat meil sel distantsil rajal, aga läheme siis finiši protokolli sirvimisega edasi. 4. täna Keijo Kits, 5. Roman Polõnski, 6. Kaur Kivistik, 7. Ivar Ivanov, 8. Mark Aabner, 9. Karl Mäe, 10. Leonid Latsepov, 11. Sõnu Lillelaid, 12. Raido Mitt, 13. Teet Kokk, 14. Kristo Reinsalu, 15. Raimond Valler, 16. Patrick Traud, naistest esimene 18. lõpetanud Liina Tšernov, kelle tulemus täna 34 minutit 56 sekundit. Teine Lili Luik üldjärjestuses 30. Lili tulemus täna 36.04. Mallor Malmre ületas lõpujoone. Numbri 63 Justiitsministeeriumi esindaja Einar Hillep üle finišijoone, et väga palju on ka riigiteenistujaid tänasel jooksul kaasa löömas ja meie riigiteenistujad, nagu märgata võib, on päris sportlikud. Gert Kask üle finišijoone numbri 33 täna lõpetamas distantsi selline mees nagu Deniss Stahnevitš. Numbri 48 Aivar Lääne on üle finišijoone jõudmas ja tervitame siis järjekordne jooksja finišis on lehvitamas oma koduriigi Itaalia lippu meil. Itaalia vanahärra Ain Mõnjak, omal ajal Eesti jooksuparemikku kuulunud mees, numbri 145 on lõpetamas distantsi. Numbri 135 on tulemas Alo Almägi meil finišisse. Numbri 101 lõpetamas Sten Pisang distantsi. Numbri 129 Oleg Kozlov on lähenemas finišile. Numbri 93 Aigar Mäesepa näeme lõpetamas distantsi 96. Siim Kauget finišeerumas ja numbri 180 Margus Koppel on lõpetamas distantsi. Numbri 66 näeme, et neidudest naistest Eret Maasing on täna jõudmas finišisse. Ja numbri 309 Marko Kivisiltki on lõpetamas distantsi. Ja tulemas sealt numbri 189 neidudest naistest finišeerumas Nele Laev täna. Tervitame finišis, läheb ikka finišispordiks, naljalt järele ei anta. Ilus number 32 Melvin Sinirannale täna kuulumas ja numbri 120 on naistest Marbel Vaino distantsi lõpetamas. Nii et Eesti naised on sportlikud, on väga tublid ja on väga kiired jooksjad, on harjutanud päris hoolega Tallinna sügisjooksu SEB Tallinna maratoni nimel. Nii et tervitame kõiki neid tublisid naisi, kui numbri 336 Maris Terno, üks nendest on hetk tagasi lõpujoone ületanud.
Roman Kusmat näeme lõpetamas distantsi mees, kellel oluline roll Selveri linnajooksude sarja kuuluva Eesti ööjooksu Rakveres läbiviimisel. Diana Kaarestet, Eesti ühte parimat naisrulluisutajat, Eesti muideks naiste jäähokikoondise liiget hetk tagasi. Näeme, Diana näitab väga head üldvastupidavust ka jooksudistantsil, saades finišis tulemuse mõned sekundid üle 44 minuti. Ja vaadake, kuidas see inimpool, inimjõgi on nüüd järjest tihedamaks muutumas. Tulevad juba naised, mehed läbi isegi tulevad tüdrukud ja poisid, kui numbri 207 on lõpetamas Kristjan Lepik täna distantsi ja tema järel vaatame veel, leiame numbri 246 minu käes oleva stardiprotokollist. Mark Doroshenko on finišeerumas numbri 229 lõpetamas täna distantsi selline mees nagu Hendrik Laanemets. Väga palju on kindlasti ka pealinna koolide õpilasi siin kaasa löömas, nii nagu ilmselt ka tublimad koolide kehalise kasvatuse õpetajad on täna siis 10 kilomeetri distantsil osalemas. Numbril 61 näeme lõpetamas täna distantsi Veiko Tarr, numbril 59 on finišeerumas Karel Virks, numbril 74 Andrei Lampinen üle finišijoone. 10 kilometers distance and the fastest on the course and the winner Diederik Nurme from Estonia, the result 29 minutes 42 seconds. Second place for Ibrahim Mukunga Wakira from Kenya with the result 29 minutes 52 kilometers. And for the long time the leader of the competition Victor Kamuren Kenya, he tired within the last kilometers of the distance and finished third with the result 30 minutes 17 seconds. Fourth Keijo Kits from Estonia, fifth Roman Polonsky, sixth Karl Kivistik also Estonian, and the fastest lady on the course finished 18th Estonia, Liina Chernov, her winning time 34 minutes 51 seconds. Second among the ladies Lili Luik with the result 35 minutes 36 minutes and 4 seconds, and third Kelly Nevolikin, fourth Egle Helene Ervin. Kell 12.00 kolm kiiremat meest, kolm kiiremat naist kutsutakse autasustamisele. At noon, sharp at noon, at 12 o'clock, the awarding ceremony will take place, 10 kilometers awarding ceremony. Martin Raiendit numbri 253 näeme lõpetamas distantsi. Väikene vahe ja siis tulevad jälle tihedasti teineteisega andnud numbri 330 on Sandra Tidvik lõpetamas distantsi. Sandra on meil siis Eesti murdmaasuusatamise paremikus oma vanuseklassis Eesti paremate hulka kuulumas. Ja pealinnas Tallinnas kindlasti CFC spordiklubi ning Jaak Mae suusakool on, kus saab murdmaasuusatamist harrastada, ja samuti teisel pool linna otsas on selline koht nagu Nõmme spordikool, mis asub siis Nõmme spordikeskuse territooriumil, nende büroo, ja seal võimalik siis lapsi suunata ka noortetreeningutele murdmaasuusatamises. Mõlemad klubid on Eesti noorte paremikku sel alal kuulumas, nii et puht logistiline otsus. Näeme, et Euronics Eesti juht Martin Pedai on lõpetamas samuti distantsi hetk tagasi. Aivar Sõerdi näeme numbril 529, Riigikogu liige, rahanduskomisjoni kas esimees koguni Aivar Sõerd, omaaegne ministriportfelli kandnud mees, on täna lõpetanud distantsi, on samuti väga sportlik, mitmed Riigikogu liikmed on täna ja tänasel ja homsel päeval ka startijate hulgas. Aga rõõm on tõdeda, et erinevate eluvaldkondade esindajad ja just see geograafia, milline hõlmab kindlasti Eesti kõiki maakondi, kas võib-olla ka kõiki Eesti enam kui 200 omavalitsust ja 54 riiki. Sport on ühendav ja jooksmine on ühendav SEB Tallinna sügisjooksul siin finišis, nii et aplodeerime veel kord kõikidele tulijatele, kui praegu üks selline tihedam finišilaine on tulemas ja neidudest numbril 242 väga tragi jooksu on Stella Reinumägi täna teinud, kes on tüdrukute A vanuseklassi neiu alles. Ja järjest tullakse väga erinevate spordialade esindajad, Eesti triatloni paremikku kuuluvad mehed,
siin ja teiste spordialade korvpallureid oleme siin finišeerujate hulgas näinud, rääkimata vastupidavusspordialade esindajatest, kes on ka rulluisutajad, mitmeid uisuparemikku kuuluvad, rulluisutamise paremikku kuuluvad sportlased. Möödunud nädalavahetusel ju lõppes Uusmaa rullituuri sari ja rulluisutajad on valmistumas kuu lõpuks toimuvaks siis Berliini maratoniks, kuhu ka mitmed Eesti tõsisemad maratonihundid jooksusõbrad minemas on. Kas ühel päeval kasvab SEB Tallinna maraton sama suureks, kui on Berliini maraton, haarates 50 000 osavõtjat? Ma usun, et kindlasti arenemisruumi on ja korraldajatel ning Tallinna linnal eesmärgid on kõige kõrgemad. Eesti Vabariigi 100. aastapäeval on taotlemas spordiürituste korraldamise klubi SEB Tallinna maratoni peakorraldav organisatsioon Vaimsi rahvusvahelise jooksumaratonide sarja aasta kongressi toimumist siia Tallinnasse ja näeme, kuidas neiud ja naised on südikalt siin meeste väljakutset vastu võtmas, kui ultrajooksjad numbri all 256. Täna näeme lõpetajate hulgas Lünno Ruuli. Ultrajooksud algavad siis distantsist, milline on 50 kilomeetrit ja pikem. Irina Vilipsoni näeme lõpetamas distantsi, nii et 10 kilomeetri distants ja ka maratoni distants veel ultrajooksu alla ei kvalifitseeru. Ehkki see maratoni distants on kindlasti ultra ja äärmuslik pingutus, aga ultrajooksud algavad siis 50 kilomeetri pikkusest distantsist ja pikematest võistlusmaadest. Sinna alla kuuluvad siis nii 6 tunni jooks, 100 kilomeetri jooks, 12 tunni jooks, 24 tunni jooks ja nii edasi. Silver Insaar on 24 tunni jooksus hoidmas Eesti tippmarki, milline on siis 232 kilomeetrit ja see tulemus välja joostud mullu. Silver Insaar siis on multispordis Rogaini maailmameister mitmekordne ja Euroopa meistrivõistluste medalistki. Näeme tublid spordipoisid siin. Tüdrukud ja poisid on suuremate konkurentide vahel loovimas siin finiši suunas ja finišipurti tegemas. Ilmselt treenerid on andnud nõu, et mine osale korra sellel üritusel ja teada on, et sellisel üritusel kaasalöömine kindlasti siin stardirivis olles koos tuhandete jooksjatega on päris korralik inspiratsioonilaks. Kes ei usu mind, pange ennast kirja ja kogege seda korra elus, et siin ka üleskutse, kui Tallinna sügisjooks SEB Tallinna maratoni on ka sportliku laulupeoga võrreldud, siis nii nagu laulupeol tuleb korra elus ära käia, nii siinkohal kindlasti üleskutsega kõikidele kaasmaalastele, et kindlasti tasub korra SEB Tallinna maratonil kas sügisjooksu distantsil või poolmaratoni distantsil kaasa lüüa. Andres Lekot tervitame finišis rattaeksperti, kes Viasat Sport Balticus on kommenteerimas mitmeid rattaspordi alasid. 52 minutit on nüüd siis aega kulunud stardist ja see rahvamass läheb nüüd aina suuremaks ja suuremaks. On väga palju kindlasti neid, kes rihivad aega alla 1 tunni ja neid hakkab siit nüüd järjest tulema ja kõigile, kes finišeerivad, palume teil pärast jooneületust liikuda edasi. Kõigi osalejad pakutakse siis Saku Pishi vitamiinijooki, kui te liigute edasi vanalinna sisse ja saate Konni müslipatooni ka ning kuni kella 3-ni on võimalik minna siis ka pesema Tallinna spordihalli. See asub aadressil staadioni 8 Herne 30 ja tuletame meelde ka, et autasustamine siis täpselt südapäeval siinsamas Vabaduse väljakul nende treppide juures, kust alla pääses siis ka pakihoidu ning juba käib siin ka järgmise ala nii-öelda ülesehitamine. Nimelt sätitakse paika siis lastejooksusid, mis saavad alguse kohe, kui kõik on 10 kilomeetri distantsilt tulnud. Hetkel pea 900 finišeerunud ja hetkel finišeerumistihedus on üle 100 osavõtja minutis teile orientiiriks, teeb praktiliselt 1,5 osavõtjat siis sekundi vältel on finišijoont ületamas ja ennustan, et neil minutitel võib see finišeerumistihedus veelgi kasvada.
10 kilomeetri distantsid praegu tullakse ja meil on rajal ka väga palju käijaid ning kepikõndijaid. Need, kes jah, jooksujalu võib-olla distantsi läbida ei soovi või ettevalmistus ei võimalda või ka võib-olla tervislik seisund, siis on kõik käijad, kepikõndijad teretulnud sellele distantsile kaasa lööma, nii et need, kes raja veerest vaatavad, et ei, mina küll ei jaksa sellise hooga seda distantsi läbida, et see on mulle natukene liiga raske ja tervitame finišis ka Eesti ööjooksu Rakveres peakorraldajat Lääne-Viru maavanemat Marko Torm. Ja tegelikult on meil finiš saadud kuni kella 12.30-ni, nii et seda 10 kilomeetrit on võimalik läbida tõesti väga-väga rahulikult. Ja kui see nälg on nüüd tekkinud või kui tuli hea tulemus, siis miks mitte kasutada ära meie sporditurgu ja siit leiab muuhulgas siis ka koha, kus saab ennast juba järgmiseks aastaks SEB Tallinna maratoni üritustele kirja panna. Ja võib-olla ka selliseid võrdlevaid näiteid, et kui inimene reipa kõnnakuga liigub, siis läbib ta tunnis kusagil 6 kilomeetrit, nii et see aeg 2,5 tundi on enam kui piisav 10 kilomeetri distantsiga väga rahulikuks, võiks isegi öelda läbi jalutamiseks. Ja saab vahepeal vaadata siis vaatamisväärsusi ja võib-olla teha näiteks kultuurkatet läbides hoopis pikemaid pausi, et seal rohkem ringi vaadata. Täpselt nii, boheemslik kaunis Kalamaja kultuurikilomeeter, kultuurikatel, milline saab olema oluline paik järgmisel aastal, kui Eesti on Euroopa Liidu eesistumismaa. Ja pidevas arengus pole paljud ilmselt kaaslinlased eestimaalastest rääkimata kultuurikatlasse sattunud, aga need mehed ja naised, kes praegu finišeerumas käinud on, nemad on juba seal käinud tänasel päeval selle 10 kilomeetri rajal. Ja teadmiseks kõigile, kes on nüüd finišisse tulnud, siis Tiidrek Nurmel õnnestus jätta võit kodumaale ja teha seda ajaga, mis on väga sarnane sellele, mida ta eile pressikonverentsil võitja ajaks pakkus. Ehk siis, kui ta arvas, et võitja tuleb finišisse kuskil 29 ja poole minutiga, siis umbes nii ta tuli ka. Ja on spordiürituste korraldamise klubi ürituse siis peakorraldaja tegemas tihedat koostööd EAS-iga, EAS-i turismiarenduskeskuse juhti Tarmo Mutsot tervitame finišis. Mõned hetked tagasi tuli temagi 10 kilomeetri distantsit üle finišijoone, et ise omal nahal järele kogeda, et milline see Eesti pealinna üks kiiremini kasvav turismiobjekt on. Palun, kui soovite, 54 riigi jooksjad, enam kui 3000 välismaalast, 3-päevane programm. Tarmo Mutsalt numbrid 1 välismaalane keskeltläbi ühe ööpäeva jooksul jätab Eestimaale 147 eurot 3 päevaga korrutades. Siit võite ise teha siis väikesed arvutused ja selle ürituse puhul on puhtalt eksportööriga tegemist, ehk siis meie turismisektor ja sporditurism on Eesti majanduses väga oluline haru. Ja oleme praegu tänasel päeval tunnistajaks, kus koos Eesti jooksjatega mitmete erinevatega ühel noorel mehel on seljas siin särk kirjaga Kanada, kas ta just Kanadast pärit on, aga mõni aeg tagasi Taani kirjadega siis härrasmehed distantsi lõpetasid, neil olid ka spetsiaalselt SEB Tallinna maratoni tarbeks disainitud särgid seljas, mida täna hommikul siin stardieelselt võistluskeskuses õnnestus silmata. Ja oli neid päris mitmest inimesest koosnev delegatsioon. Vahepeal siis teadmiseks veel kõigile, kes tahavad teada oma aega, online tulemused lähevad siis jooksvalt üles ka ürituse koduleheküljele jooks.ee, sealt saate seda vaadata ja miks mitte siis kaasa elada jooksjatele veel ka ülekande vahendusel. Pilt rajalt vahepeal näitaski seda 7 kilomeetri joogipunkti ja tegelikult on seal ka veel päris palju rahvast, nii et Tallinna kesklinn on jätkuvalt siis jooksjatega tihedalt kaetud. Nii on, tervitame hetk tagasi finišeerunud relvavenda salvakindlustuse esindajat Aimar Kitti finišis, kes täna koos pojaga distantsi läbimas. Poeg ilmselt tõsi küll, enam kui 10 minutit tagasi juba distantsi lõpetanud on, aga isal alistatud 1 tunni raja, milline täis tiksumas natukene enam kui 1 minuti pärast. Ja praegu hetkel see finišeerumistihedus on ilmselt veelgi kasvanud, hinnanguliselt võiks olla kusagil paarisaja finišeeruja ringis minutis. 3 finišeerujat praktiliselt 1 sekundi jooksul.
väikesed vahed tulevad sisse, aga siis tuleb jälle suurem laine lõpetajaid. Tunniga distantsi läbides siis on kilomeetri läbimise tempo igati korralikult 6 minutit kilomeetri kohta. Keda väga ei kõneta, proovige ise läbida kilomeetri pikkune distants 6 minutiga, siis saate natukene aimdust ja teha seda 10 korda järjest. Täpselt 30 sekundit nüüd jääb aega selleni, kuniks tund saab täis. Tullakse südikalt siin, finišeerujate pilgud on suunatud sellele finišikellale, loetakse seda hoolega, jälgitakse ja kui näevad siin osavõtjad, et see tunniraja on alistumas, siis tuleb selline rõõmu naeratus ja väikene kergendus näkku. Ja praegu selle nimel pingutatakse, sest see number on näha ja viimased sekundid, viimane sekund ja 1 tund on täis. Aga jooksjate rivi on jätkuvalt veel väga-väga pikk ja umbes tund aega on siis aega selle ajani, mil me autasustame siin parimaid, nii et need, kes on praegu jooksu lõpetamas või juba lõpetanud, siis tehke aega parajaks, taastuge ja uurige seda, mis on Expo alal pakkuda ja tulge siis juba siia Vabaduse väljaku treppidele, et autasustamisel aplodeerida tänastele kõige kiirematele. Latvia kirjadega särgiga lätlane on tulemas, teisel pool raja veeres ja minu vastas ongi Taani delegatsiooni liikmed. Siin Tallinnas ju sündinud Taani ristilipuga punase valge kirjud ristilippu lehvitamas ja oma delegatsiooni liikmeid vastu võtmas. Tartu Otepää maratoni peakorraldaja omal ajal Eesti sprindi, siis kergejõustikus jooksusprindi paremiku kuulunud mees Aivo Noormets, nägime teda lõpetanute hulgas. Kindlasti kogumas siit inspiratsiooni, et jätkata Tartu Otepää Tartu jooksumaratoni läbiviimist. Eesti pikima ajalooga siis maratoni distantsi korraldamist, milline leiab aset traditsiooniliselt märtsikuu lõpus. Ja viimastel aastatel läbitud siis trassil Otepäält Tartusse. Rüütakse finišijoone suunas, väga palju on naisi muideks. Osa võtjatest lõviosa 60% ringis on naisi ja mehi kusagil 40% ringis. Vene Föderatsiooni osavõtjad lõpetamas privetstven участников из Российской Федерации на финише. Naši vastočni soседи ja sport on ühendav. Sport on üle poliitika ja sellised sõbralikud suhted, millised sünnivad jooksuradadel, spordiradadel, need sõbrasuhted jäävad kestma pikkadeks aastateks. Nii et sport, palju epiteete, see on sõprus, see on armastus ja siin võib veel ilmselt neid omadussõnu ritta panna. Igaüks peab omal näha seda kogema ja leiab võib-olla oma selle kõige täpsema vaste ning omadussõna sellele raskele pingutusele. Kõik, kes lõpetavad, palume teil liikuda siis finišijoonelt kohe edasi, et teha teistele ruumi, sest just praegu on tõesti selline aeg, kus finišeerijaid tuleb kõige rohkem. Teete väikese ringikese vanalinnas, saate kosutavad joogid kätte ja saate tulla tagasi siia Vabaduse väljakule teistele finišeerijatele kaasa elama. So dear participants, at the moment, rush hour at the finish of that. For after the finishing, please move forward immediately to the service area. Alari Lell, tervitame finišis, üle finišijoone. Aktsiaseltsi Jalajälg esindaja. Ja aktsiaseltsi Jalajälg tegemas tihedat koostööd ka spordiürituste korraldamise klubiga ning Nike kaubamärgiga üks suurimaid Tallinna sügisjooksu SEB Tallinna maratoni toetaja firmas. Näeme, siin on Suurbritannia Wimbledoni jooksuklubi esindajad. Caroline finišeeris ja praegu üks nendest representative of the Great Britain and England. Welcome you at the finish of the
Tallinn Autumn Run, SEB Tallinn Marathon 10 kilometers distance. Ja homsel päeval ilmselt riikide geograafia saab olema veelgi laiem, kordame siis veel kord, 54 riigi, rekordilise 54 riigi jooksjad, liikumisharrastajad on sellel kolmepäevasel festivalil kaasa löömas SEB Tallinna maratonil 2016. Welcome also representatives and runners from Denmark at finish and Danish friends. Taanlased on siis siin finiši koridori veeres pea samas paigas, kus võib-olla ajalooliselt ka Taani lipp peale lahingut taevast alla sadanud ja kukkunud on, nii et Taani lipp on oma sünnipaigas siin Tallinnas. Taani linnas omal ajal ajaloos ju Tallinn on ka Taani linna nime kandnud. Reval, Koluvan ja nii edasi. Lindan ise ja minge linna muuseumisse, leiate sealt juba nimed, milliseid Eesti pealinn Tallinn on sajandite vältel kantud. Aga üks nendest kindlasti olnud ka Taanlinn, milline hiljem on siis taandunud või kujunenud Tallinnaks. Veel sellist huvitavat statistikat, et 1000 esimest võistlejat jõudis finišis kuskil 53,5 minuti sees. Ja see teine 1000, see tuli siis järgmise 8 minutiga, nii et tõesti väga-väga tihedalt tuleb võistlejaid praegu. First 1000 of participants within 53 minutes, next 1000 within 8 minutes. No vaatame, siin on üks mees žongleerimas meil kurikatega. Eilsel päeval ilmselt või selle nädala pealtnägijas siis nägime Vaherite sportliku pere Toomas Tammsaart. Tervitame finišist ettevõtjat ning või ettevõtjate assotsiatsiooni juhti. Nagu näha, siis ka ettevõtjad, ärimehed teavad, et terves kehas on terve vaim ja selleks, et pingelisele tööle, vastu pidada bürootööle, ikka kõige parem on regulaarne enese liigutamine. Selleks kõige paremini sobivad siis vastupidavus spordiala sportliku käimist. Näeme siin spordialal, millisel siis Eestil on samuti kuulsust olümpiamängudelt Bruno Jungi 2 pronksmedali näol. Taavi Esperki tervitame finiši spordiürituste korraldamise klubi pikaaegset koostööpartnerit numbri all 1446. Taavi ikka, kui töö vähegi lubab, siis lühematel distantsidel jalajoonale paneb. Üks teade siia vahele, nimelt kõik pealtvaatajad, kes elavad jooksule kaasa Kaarli puiesteel, siis me palume teil kõigil tulla Vabaduse väljaku poolsele äärele, sest et seal on üks rada siiski ühistranspordile avatud ja me tõesti ei tahaks, et linnaliini bussidele ette jääksite, nii et palume siis tunnelist läbi tulla ja saate õigele raja poolele, et jooksjatele kaasa elada, sest et tohib olla tõesti ainult Vabaduse väljaku poolsel tee äärel. So once again, I remind that awarding ceremony of that 10 kilometers distance will take place at noon, at 12 o'clock, within 52 minutes from now. Дорогие участники, дорогие победители, церемония награждения лучших на 10-километровой дистанции состоится ровно в полдень здесь, на площадке Vabaduse. Tullakse rahulikult omas tempos ja seda on rõõm näha. Stardist aega tiksanud õige pea 1 tund ja 8 minutit ja praeguseks ilmselt on ka 3000 osavõtja finišeerumise piir täis saanud või saamas ja ühtekokku tuletame meelde pea 10 000 jooksjat, käijat, kepikõndijat, liikumisharrastajat tänasel Tallinna sügisjooksul 10 kilomeetri distantsile startisid. Eilsel päeval Nike noortejooksul osales 2479 erivanuses koolinoort ja noort jooksjat. Sellel üritusel täna alates kella 1 Vabaduse platsil on toimumas ka Mesikäppa lastejooksud, millised võõrustamas täna, ma julgen pakkuda, et 3000–4000 erivanuses pealinna, aga ka Eestimaa last nendel Mesikäppa lastejooksudel. Veel kord kordame
teame, et lastejooksudele saab ennast registreerida Vabaduse väljakul siin sinise telgi all, sellel silt lastejooksude registreerimine ja esimese lähte anname juba kell 13.00. Praegu aga 10 kilomeetri distantsilt tulijad ja finiš jääb siin avatuks kuni kella poole 12.30-ni. Start anti täna täpselt kell 10 ja selle 10 kilomeetri distantsi võit meil on hea meel selle üle jäi Eestisse ja selle võttis tänavu Tiidrek Nurme tulemusega 29 minutit 42 sekundit. Talle järgnesid 2 keenlast, Tiidreku sparringupartner Ibrahim Mukunga-Makira ja pikka aega jooksu võitnud ja meile tundus, et ka tänavuse sügisjooksu võidu nimel minev mees Viktor Kamuren Ketjenja, aga Ketjenja viimastel kilomeetritel väsis ja pidi tunnistama siis 2 jooksja Tiidreku ja Ibrahimi paremust. 4. eestlane Keijo Kits 5, Roman Falenski 6, Kaur Kivistik 7, Ivar Ivanov 8, Marko Abner 9, Karl Mäe ja 10 Leonid Latsepov. Meil on rõõm selle üle, et esi10 hulgas on mitmed meie noorema generatsiooni jooksjad. Aga dramaatikat jagub siia ka homsesse päeva, me ootame teid kindlasti tagasi kaasa elama homsetele distantsidele. Maraton stardib juba kell 9 ja kell 12 antakse lähe siis poolmaratoni distantsile, nii et tulge kindlasti kaasa elama ka homsel päeval jooksjatele. Ka nende stardid on nii-öelda teistpidi, joostakse ringi teistpidi, nii et seal me ootame ka siis võib-olla selliseid teistsuguseid tulemusi, uusi muljeid, mida iganes. Igal juhul homme pikemad distantsid ja kõik te olete teretulnud loomulikult võistlejaid ergutama ka raja äärde, mitte üksnes siia Vabaduse väljakule. Üks mees finišeerus seljakott seljas, nii et siin see ütelus, et kõik, mis sul on, kannan ma endaga kaasas. Mõni aeg tagasi finišis ka Eesti korvpalli naiste korvpallikoondise pikaaegne raudvara Kerli Kosta, ehk Kosta, nagu teda kutsutakse. Nii et mitmed naiskorvpalluridki on täna seda 10 kilomeetri distantsi mõõtnud, nii nagu oleme siin finišeerujate hulgas silmanud ka Eesti korvpalli meistrivõistluste madalamate liigade meeskondades osalejaid ja õige pea siis on startimas uus korvpalli meistriliiga. Kui Raivo Nõmmikut tervitame finišis aktsiaseltsi ja jalajälg esindajad siin, kui on startimas siis Eesti korvpalli karikavõistlused ja õige pea juba Alexela korvpalli meistriliiga. Ja teada on, et mitmed siis Eesti korvpalli meistriliigast pallivad korvpallurid on käinud üldkehalise ettevalmistuse raames ka Eesti viimaste hooaegade ühe nimekaima jooksutreeneri Urmas Randma treeningutel osalemas. Kes nimelt, eks järgmise hooaja tulemused näitas, seda saate teada. Kõigile finišeerijatele, kes võib-olla pole Tallinnast, teadmiseks, et nii nagu igal aastal, nii ka tänavu on meil võimalik siis kõiki kutsuda pärast võistlust nüüd ka pesema Tallinna spordihalli Järne tänaval, nii et kelle tahtmist ennast üle loputada, seal on see võimalik kuni kella 3-ni. Margus Pulverit nägime lõpetanud hulgas. Siin on pikakasvulised sihvakad mehed lõpetamas distantsi. Kiirevad kepikõndjad siis juba ka üle finišjoone. No kepikõnnist teame, et kui sellise hästi kiire kõnnakuga minna, siis on võimalik arendada kiirust 8 kilomeetrit tunnis, nii et sestap siin esimeste kepikõndjate finišeerumine ei ole mingi ime ja mehed on siis stiilipuhtalt kepikõnni distantsi läbinud. Tund ja 13 minutit on nüüd saanud täis ja kusagil 47 minutit ja siis juba alustame ka kiiremate autasustamisega siinsamas Vabaduse väljakul ja saame seda nii-öelda amfiteatri hõngu siis ära kasutada esimest korda. Nimelt oleme teinud autasustamis poodiumi
just nimelt siia treppide juurde, nii et me saame kõik kohad sisse võtta treppidel ja näha ülevalt alla siis tänase jooksusangareid. Ja see sipakas siis kepikõndija, kes mõni aeg tagasi finišeerus, oli Omniva spordiklubi eestvedaja Indrek Rai, kes on ka väga tugev harrastus korvpall. Aga tunnustame veel kord naisi ja naissoost on igal juhul enim osavõtjaid siis SEB Tallinna maratonil võrreldes meestega, mis on suhteliselt haruldane isegi suurtel rahvusvahelistel liikumisharrastuse suursündmustel, nii et selles mõttes kindlasti müts maha kõikide tublide ja sportlike Eestimaa naiste ees ja meie mehed peame teile vaid au andma. See on haruldane, see ei ole sugugi mitte reeglipärane. No tervitame hea kaameraad Ivar Valge finišis, kes igalpäevaselt siis teisel pool Soome lahte tööd tegemas on, aga Mati üritustelt, nii nagu Ivar ütleb, nendeta ei puudu kunagi sõltumata sellest, milline parasjagu hetke jooksuvorm on ja kui palju igapäevatöö võimaldab siis jooksuharrastusega tegeleda. Nii et see on kvaliteedimärk, see on kaubamärk ja võib isegi öelda, see on heas mõttes sõltuvus, see on selline must-üritus, kus tuleb kohal olla Tallinna sügisjooks SEB Tallinna maraton. Ja ma arvan, et see on igati positiivne sõltuvus, millel negatiivseid tahke ei ole vaatamata muudest erinevatest sõltuvustest, mille küüsis me igapäevaselt oleme. Liisa Aabel, kui sa oled kuuldel sinu sõbranna Nike poe juurde. Nike Uiran, see on siis Uiran Challenge, sinna selle telgi juurde. Liisa Aabel, kui oled kuuldel sinu sõbrata rootab siin. Ärge kaotage teineteist silmist, vanemad jälgige palun lapsi, palju inimesi on, tuhanded, kümned tuhanded inimesed on siin ja selles virvarris võib väga kergesti teineteist silmist kaotada, nii et leppige eelnevalt kokku ka, kui kaotate teineteist silmist, kus on see nii-öelda kohtumispaik. Olge palun tähelepanelikud ja olge hoolivad teineteise suhtes. Pisut alla 4000 inimese on siis finišisse jõudnud, võib-olla nüüd on see 4000 ka juba täis tulnud, igal juhul 3000 esimest jõudsid siia tunni ja 10 minutiga. 3,000 finish participants from the 10 kilometers distance within 1 hour and 10 minutes. First 1,000 within 53 minutes, next 1,000 within 8 minutes. And 3,000 till the time 1 hour and 10 minutes. Hetkel ilmselt on juba võib-olla ka 4000, õige pea 4000 finišeerunud täis, pea 10 000 sellele Tallinna sügisjooksu distantsile, 10 kilomeetri distantsile startinud. Lastejooksud, Mesikäppa lastejooksud täna veel algamas. Ootame igas vanuses jooksusõpru lapsi Mesikäppa lastejooksudele registreeruma. Saab seda teha siin kohe finišijoone kõrval sinine lastejooksude registreerimise telk. Pange palun lapsed kirja, kava leiate kohe siin selle finiši värava küljes on ka meie Mesikäppa lastejooksude programmi reklaam. Sealt leiate stardiajad, millised on teie lastele siis tänasel päeval orientiiriks. Nii et veel kord üleskutse, helistage ka oma headele tuttavatele, helistage pereliikmetele ja kutsuge neid Mesikäppa lastejooksudele osalema. Ja lisaks soovitame ringi uurida siis sporditurul kõik nii-öelda mobiilsed kauplused on avatud ja pakutakse nii klassikalist jooksuvarustust kui ka moodsaid asju alates kõikvõimalikest siis spordikelladest kuni selliste moodsate abivahenditeni, millega enda külge kinnitada kõike alates keeridest kuni mobiiltelefonideni välja ja loomulikult on erinevaid meditsiiniga seotud telke siin päris mitmeid, kus saate oma tervisliku seisundi kohta rohkem informatsiooni. On võimalik seal erinevaid asju
testida, nii et käige ja uurige kindlasti, et telgid jäävad siin veel väga pikaks ajaks avatuks, nii et varuge aega ja kannatust ja te jõuate kõik läbi käia. Ja võib julgelt väita, et SEB Tallinna maraton on ka Eestimaa vaieldamatult mahukaim tervise edendamise projekt. No teame seda, et tervise nurgakivi ikkagi on regulaarne liikumisharrastus. Kui palju peaks ja kui tihedalt seda tegema? No prantslased tervitavad finišis. Welcome at the finish representatives of the France. Prantsusmaa esindajad tervitavad finišis, aga kui palju peaks liikuma, jäin oma mõttega pooleli. Ikkagi kusagil 3-4 korda nädalas ja see aeg võiks olla kusagil tunni ringis. See pool tundi, milline liikumisaasta raames siis meile siin propageeriti 2 korda nädalas, pool tundi jääb natukene napiks. Aga 3-4 tundi nädalas kvalifitseeruvad loomulikult ka erinevad kehalised tegevused. Ei pea ilmtingimata minema siis keppidega metsa vahele kõndima, jooksma, suusatama, rattaga sõitma, ujuma, siis treeningsaali palli mängima või midagi muud tegema, kvalifitseeruvad kindlasti ka kehalist tegevust nõudvad ettevõtmised, kas või oma koduaias või kodumajapidamiste ümber, aga samuti ka tööle, koju, poodi, kooli, igale poole kõndimised, liikumised. Tervelt elatud aastad on kindlasti, ma arvan, paljude nende osavõtjate eesmärgiks ka ja olles paljudega neist kõnelenud, siis paljudel inimestel on öelda, et ega oma elu jooksul pole kordagi arsti poole pöördunud või kui siis korral paaril mõne trauma tohterdamiseks ja kui paljud arvavad, et sportlased need on kogu aeg vigastatud, siis ega need traumad reeglina pole ikkagi spordiradadel saadud, vaid on mõnel muul viisil siis, mida tuleb ikka elu jooksul ette, aga mingeid kroonilisi haigusi või regulaarseid külmetushaigusi, perearsti poole pöördumisi, usun suure tõenäosusega, kui me küsitleme neid finišeerujaid nende osavõtjate hulgas naljalt ei kuule. Ehk sellepärast julgengi väita, et see on Eestimaa vaieldamatult suurim ja parim tervise edendusprojekt ja meie väikese riigi suurim vara on kes või mis teadagi terved elurõõmsad kodanikud. Ja siin ja sellelt jooksvalt ürituselt SEB Tallinna maratonit on just õige koht, kus seda tervist ja elurõõmu jõudu ammutada. Üks korraldajatest, Marika Looberg, tervitame Marikat finišis koos tütrega anda täna 10 kilomeetri distantsi läbimas ja homsel päeval on Marika juba tempomeistrina maratoni distantsil ja tema kanda on 4 tunni 15 minuti tempomeistri amet. Rääkides homsest maratonist, siis kes on seal favoriidid ja mis võiks olla see aeg, mil võiks tulla siia Vabaduse väljakule võitja finišile kaasa elama? Ilmselt kõik saab selgeks homme pärast kella 11, siis on olukord ilmselt juba piisavalt hästi selge, et teame, mis kell umbes võitja võiks siia jõuda, aga tasubki näiteks alla laadida endale siis SEB Tallinna maratoni mobiilirakendus ja sealt kaudu maratoni käiku jälgida, et siis teate ka täpselt planeerida, millal siia Vabaduse väljakule jõuda, et saaks ise võitjale kaasa elada. Tuleb juba ka käijaid, neid, kes on ilmselt kõnniga vaheldumisi ja jooksjalu distantsi läbinud mõni hetk tagasi, 2 siis soliidses eas prouad tulid finišisse, vestlesid teineteisega, vahetasid muljeid, nii et väga erineva tempoga liikujaid näeme. Nüüd võib-olla esimene väikene vahe, 20-meetrine vahepaus siin tekib, aga seda vaid hetkeks. Juba on siirdumas siia finiši suunas uus voog osavõtjaid. Ja samal ajal ekraanidelt on näha, et voog on suhteliselt katkematu ka kultuurikilomeetri järel seal kultuurikatlas. Seal on ka veel väga palju inimesi lähenemas siis finiši suunale. Ja natukene enam kui poole tunni pärast on algamas meil 10 kilomeetri distantsi parimate autastustamine. No tervitame Gängi finišis. 3 daami, särgil kiri Gäng. No tõeline käik, Gäng, I run because
why. Ma ei näe alumist kirja seal inglisekeelne selline väikene moto või slogan. No siin on klouni ninadega 2 daami, kes on siis silmapilin esindamas Eesti Vabariigis Volvo veoautosid võime daamide selja pealt lugeda, nii et on Eestis sportlikke ettevõtteid ja on ettevõtteid, kellede juhtkond on soosimas oma töötajate osavõttu erinevatel rahvaspordiüritustel ja finantseerimas ka nende iganädalasi tervise või siis liikumisharrastuse alla kuuluvaid treeninguid kas terviseradadel või spordiklubides, siis kas treeningsaalides treenides või palli mängides. Tunnustus nendele ettevõtetele ja et neid ettevõtteid tekiks Eestimaale järjest rohkem. Ja et meie hääl kõlaks ka Toompeale ja et sellistelt tegevustelt erisoodustusmaks ikkagi kaotataks. Aga, gentlemen from Genua, we welcome you at finish of the SEB Tallinn Marathon 10 kilometers distance. Seega siis 54 riigi jooksjad on meil nii tänasel kui ka homsel päeval osalemas erinevatel distantsidel, olles sellega selle sündmuse osavõtvate riikide geograafia, kui tohib niimoodi öelda, rekordiks. Enam kui 3000 külalisosavõtjat. Siin näeme ühte ilmselt meie külalist, tal on selline suusamüts peas, võib-olla on siin soojemate riikide esindajatega tegemist, aga stiilipuhas kepikõnd, vähe tippiv samm, aga üle finišijoone jõudis hetk tagasi ajaga tund ja 25 minutit ning tuletan meelde, et kontrollaeg on meil 2 tundi ja 30 minutit. Kas siin on meil Horvaatia esindajad? Ei oska öelda, igal juhul Hrvatska või Horvaatia on vöökott vähemasti daamil. Küll ei pruugi olla ilmtingimata Horvaatia esindaja, võib-olla on see Horvaatias suveniiriks toodud. Ei oska seda öelda, aga selliseid atribuute igal juhul osavõtjatel näeme. Ja praegu on siis väga palju ka naisi finišeerujate hulgas. Käijad, kõndijad, kepikõndijad. Kepikõnd Eestimaal kindlasti on populaarsust kogu maas ja järjest rohkem seda harratatakse. Ja kepikõnni jaoks kindlasti suurepäraselt sobivad kas Pirita terviserajad siin Tallinnas või ka Nõmmekandi terviserajad, sellise vahelduva maastiku tõusude laskumistega terviserajad, võib-olla sellised kergliiklusteed kepikõnni harrastamiseks just oma reljeefi poolest kõige paremad ei ole. Paar minutit tagasi täitus siis juba 4000 finišeerija piir. Rahvast tuleb aina rohkem ja rohkem. Ja ma usun, et üsna varsti on ka juba 5000 inimest distantsi tänaseks lõpetanud. No vaatame, kas lõpetanute hulgas on nii nagu varasematel aastatel ka tänaseks juba eks-välisminister ja meie presidendikandidaat Marina Kaljurand. Mul oli andmeid selle kohta, et Marina osavõtjate nimekirjas oli kas viimaste päevade väga tihe siis tema graafik ja presidendi ralli on võimaldanud Marinal täna ka tulla 10 kilomeetri distantsile kaasa lööma. Igal juhul nii palju, kui ma praegu hetkel siin finišikoridori veerest olen silmanud tulijaid, siis Marinat veel märganud ei ole, aga võib-olla on ka ta juba lõpetanud distantsi ja nii-öelda uppunud siin sellesse suurde finišeerujate virvarri. Vabaduse väljakule kergis just äsja veel üks finišikaar. See on siis lastejooksude finišikaar ja kui oleme selle 10 kilomeetri distantsi ametlikult lõppenuks lugenud, alustavadki lastejooksud, mis toovad siia ka veel tuhandeid jooksjaid juurde. Nii et kõik, kellel on võsukesed kaasas, siis registreerimine lastejooksule on täiesti võimalik ja saate nemadki rajale suunata. No natukene võib-olla põnevaid fakte ka, et keda on meil enim. Enim on meil siis täna või sel nädalavahetusel osalemas Martini nimelisi, 119, Kristjani nimelisi
on meil nii palju kui 105 ja Katri neid koguni 148, nii et enim esindatud nimi on Katri sel nädalavahetusel. Triinusid on meil 97 kõigil päevadel kaasa löömas, Annasid 95 ja Olgasid 93 osavõtjat on kogu osavõtjate peres. Дорогие участники, напоминаем, что детские забеги начинаются здесь на площади в Падуже ровно в час дня. И сейчас идет регистрация на детские забеги. Синяя палатка здесь, надписью «Ластаёксу регистрирование». Здесь можно зарегистрировать детей. Детские забеги начинаются ровно в час дня. В прошлом году свыше чем 3000 участников детей участвовали на детских забегах. Üle 3000 lapse pea 3500 last mullu lastejooksudel kaasa lõid ja tänavu oodatakse uut lastejooksude osavõtjate rekordit. Pool tundi on aega parimate autasustamiseni, mis toimub siinsamas Vabaduse väljakul treppide peal, mis viivad alla tunnelisse. Siin on autasustamise-poodium ja siin parimatele medalid kaela riputatakse umbes poole tunni pärast. Ja tuletame siis meelde, et 10 kiiremat meest tänavusel Tallinna sügisjooksul 10 kilomeetri distantsil. Võit Eestisse, meil on selle üle hea meel, suurepärase ajaga 29 minutit 42 sekundit peaks olema Tiidrekuga kiirem 10 kilomeetrit selle jooksul kaasalöömise ajaloos. Teine koht Ibrahim Mukungava kiira tulemusega 29.52, kolmanda mehe aeg Viktor Kammuren-Ketinja tulemusega üle 30 minuti 30.17. Talle järgnesid eestlased Keijo Kits, Roman Polõnski, Kaur Kivistik, Ivar Ivanov, Mark Kaamnet, Karl Mäe ja Leonid Latsepo. Aivar Kõret tervitame finišis. Kooliventa. Naiste parimad meil täna Liina Tšernov üldjärjestuses 18. Tema võiduaeg täna 34 minutit 56 sekundit peaks olema Liina kiireim 10 kilomeetrit maanteel. Teine koht Lili Luigele kolmas, Kellinevo Liitin neljas, Egle-Helene Ervin viies, Marion Tibar täna naistes 10 kilomeetri distantsil. Tulevad käijad kepikõndijad juba, kui stardist kulunud aega 1 tund ja 30 minutit. Kell 10 lähe andi SCB siis Tallinna maratoni raames toimuval sügisjooksu 10 kilomeetri distantsi lähe ja 10 kilomeetrile kohaselt ka peab 10 000 liikumisharrastajat täna on sel distantsil kaasa löömas. Nii et Eestimaa liigub. Ja Eestimaa liigub heas mõttes, sest siin ei ole mitte ainult täna tallinlased, ei ole Eestimaa külalised, vaid ilmselt on esindatud kõik maakonnad ja ma tahaks loota, et ka kõik või vähemasti lõviosa enamik Eestimaa omavalitsusi. No nii, no ole nüüd gentleman, lase ikka daamil mööda minna, no mis siis nüüd? Natukene ikka härrasmehelikkust ja fair play'd ka sporti. Emme jookse kiiremini, anname emmele selle, tubli emme on siin minemas, et kõik emmed jookske kiiremini, kõik vanavanemad, sest homme oleme täistamas Eestis vanavanemate päeva. Minu lugupidamine ja kummardus kõikidele sportlikele ja tervetele tublidele vanavanematele. Usun, et homsel päeval teeme kindlasti neile ka ühe suure ühise aplausi või ma kutsun, kes täna on kaasa löömas, homme ei ole, siis kutsun teid üles homsel päeval. Pidage meeles palun oma vanavanemaid, teie õnnelikud, kes teil nad veel olemas on siin ilmas või neid, kel enam ei ole, siis kui mahti on, käige palun vanavanemate haudadel ja pange sinna üks küünal, mälestagem neid sel nädalavahetusel ja mäletagem neid. Aga tervitame kõiki tublisid vanaemasid, vanaisasid, võib-olla meil on isegi paar vanemaid ka kogunisin vanimate osavõtjate hulgas sel nädalavahetusel erinevatel distantsidel kaasa löömas. Kui te olete, siis minu kummardus, lugupidamine ja tervitus teile kõigile. Kõik, kes lõpetavad, palume teil liikuda finišijoonet kohe otse edasi, teha väike tiir vanalinnas, kus saate oma taastava joogi kätte ja siis saate tulla tagasi juba väikese ringiga siia Vabaduse väljakule, kus siis südapäeval toimub ka 10 kilomeetri distantsi ja autasustamine. So those who want to attend the official awarding ceremony, you will find the place here
in the center of the Vabaduse Square downstairs, and the awarding ceremony for the 10K will start sharp at noon at 12 o'clock. Top 3 women as well as top 3 men will be awarded. And also special prizes for the participants of the 10 kilometers run. The official awarding ceremony, once again I remind, will start at noon at 12 o'clock. Дорогие зрители, дорогие участники, церемония награждения 10-километровой дистанции состоится здесь, в центре площади Вабадусе, и начнется ровно в полдень, 12 часов. 3 лучших женщин и 3 лучших мужчин награждаются. Есть и спецпризы для участников. Tullakse rahulikult siin kõndijad, käijad, kes on siin väikest seasõrki distantsi viimasel mõnel 100 meetril tegemas. Kõik on finišisse oodatud, kõik on finišisse tere tulnud. Ka numbriteta osavõtjad. Aga siiski kutsun teid ülesse. Pange ennast kirja ikkagi ja sellise rajal on oodatud ja rajal tohivad liikuda siis vaid SEB Tallinna maratoni Tallinna sügisjooksu 2016 aasta numbrit kandvad osavõtjad tänasel päeval. Kõikidel muudel päevadel, kellel soovi on, Tallinna tänavad on avatud kõikidele liikumisharrastajatele. Aga võistlusrajal, selline on ürituse juhend, oodatakse siia ikkagi eelkõige üritusele registreerunud osavõtjaid. Ja informatsiooniks veel seda, et kui jutt käib numbris, siis seda kuhugi tagasi andma ei pea, see jääb teile mälestuseks ja järgmisel aastal saate juba uue. Tullakse rahulikult jõukohase tempoga, see on oluline. Jõukohasuse printsiip kindlasti liikumisharrastuse juures on oluline. Igaüks valib endale sobiva tempo ja tunneb liikumisest rõõmu. See on põhiline, et finišeerutaks naeru suistena. Ja siin Sassi Aleksander Strandi abikaasat tervitan, saadan siinkohal tervitused edasi ka Aleksandrile, nii et mitmed sportlikud pered, kellega siis Eesti erinevatel rahvaspordiüritustel, erinevate alade üritustel kokku puutume. Ja rõõm on näha, et meil on oma spordidünastiad, kus on tõesti mitu erinevat generatsiooni, 3 generatsiooni on spordiradadel, saavad kokku ja teevad ühiselt sporti, tunnevad liikumisest rõõm. Paljude nende peredega oleme siin aastate jooksul ka tuttavaks saanud ja paljude nende peredega oleme tutvunud just siin samas Tallinna sügisjooksul SEB Tallinna maraton. See on liikumisharrastajate suvine laulupidu, kui talvine laulupidu on ammu juba siin ilmselt ka kolleegi ja õppejõu Lembitu Kuuse poolt, kellele siinkohal saadame täna kindlasti tervisi, nimetatud siis talvine Tartu suusamaraton, siis pole kahtlus, et SEB Tallinna maraton on kandmas spordiürituste suvise laulupeo tiitlit ja seda õigustatud. Enne seda, kui alustame autasustamisega, jõuate veel tutvust teha erinevate telkidega, mis siin Vabaduse väljaku ümbruses on. Üks huvitavamaid kohti kindlasti SEB telk, kus saate oma jooksuelamuse lausa pangakaardile panna, nimelt saate siis oma pildiga pangakaardi teha. Või siis Tallinki telk, kus on väga häid reisipakkumisi Stockholmi ja Helsingisse ja lisaks saate sealt tutvust teha ka siis Tallinna ja Stockholmi liini sügisise meelelahutusprogrammiga. Ja lisaks muidugi kõikvõimalikud müügikohad. Sportlandi telgis käib väga tihe askeldamine praegu ja ei teagi kohe, kas sinna rahvast veel üldse juurde mahub, aga kaupa paistab olevat veel palju-palju. Samamoodi siis suur Nike väljapanek, kus on ka võimalik endale kõige kaasaegsemat jooksuvarustust osta ja lisaks veel väiksemaid telke erinevate pakkumistega. Klikk näiteks on välja pannud terve rea spordikellasid, aktiivsusmonitore, nutikaalusid ja selliseid asju. Tehnilisi väljapanekuid on
siin erinevates telkides veelgi. Lisaks siis kõik võimalikke tervist puudutavaid telke ja muidugi leiate ka spordiürituste korraldamise klubi, kus siis on võimalik juba järgmiseks aastaks ennast kirja panna. Ükskõik kas SEB Tallinna maratonile või sügisjooksule või SEB maijooksule või ka Narva energiajooksule. Jah, koduses jooksukalendris on erinevaid võistlusi siin küllaga ees ootamas ja Selveri linnajooksude sari, millisesse on kuulumas ka SEB Tallinna maraton. Selle viimane etapp Paide-Türi rahvajooks on ju meid Viinakuu esimesel nädalavahetusel ees ootamas. Ees on ootamas veel ka tartlaste poolt siis läbiviidav Tartu linnamaratongi, nii et ja pealinlased kindlasti ootavad oktoobrikuus toimuvat traditsioonilist rabajooksu ümber Viljandi linnajooks ja ma kordan veel kord, et seda loetelu võiks jätkata, sest Eestimaa jooksukalendrisse aasta jooksul on kuulumas minu mäletamist mööda 500 erineva jooksuürituse ringis. Leidke endale vaid sobib, kust alustada, aga üks üritus on kindlasti selle ürituste kalendri tipus ja see on SEB Tallinna maraton, SEB Tallinna sügisjooks, mille tänane võistluspäev 10 kilomeetri distants on haaramaas 10 000 liikumisharrastajat. No siin tehakse veel väikeseid endleid või selfisid või kui on siin meil vene keelt kõnelevad lõpetanud, siis vene keeles siis keegi ütles mulle see sõna on Sibjaka, kui oled ennast fotografeerimas. No mine võta kinni. Tulevad ka erinevate töökollektiivide esindajad, vaatame siin, kes meil on siin tulemas. Kaevanduste spordiklubi, nii et Eesti Energia esindajad tervitame ja spordiürituste korraldamise klubi ju juunikuus viis läbi energiajooksu Narvas, millel ma usun, et ka paljud teist kaasa lõid. Kui ei löönud, siis järgmisel aastal soovitan kindlasti külastada energiajooksu Narvas ja Narva linna juunikuus, mil see jooks toimumas on. Sügavalt siis soovitan, on äärmiselt toreda üritusega tegemist esiteks ja teiseks piirilinn Narva on viimaste aastate jooksul kauniks muutunud, tasub Narvat külastada ja sealsel energiajooksul kaasa lüüa. Aga järgmine võimalus siis alles juunis 2017 veel avaneb. Kui me räägime nüüd veel ettevõtetest, kes on tulnud siia praktiliselt kogu kollektiiviga jooksma, siis mõne hetke pärast, kui alustame autasustamisega, siis saamegi teada, kes on see ettevõte, kelle osalejaskond on olnud siin kõige rohkem arvulisem ja anname väikese vastava auhinna siis ka üle. Praegu on nüüd stardis kulunud tund ja 41 minutit, ehk siis kuskil 19 minutit veel ja siis juba ootamegi teid kõiki juba siia Vabaduse väljaku treppidele, loodame need tihedalt täita, et parimaid siis autasustada. Nimelt autasustamispoodium tänavu asubki kohe siin tunneli sissepääsu juures suure ekraani all ja sinna siis peagi kutsume 3 10 kilomeetri parimat naist ja samamoodi esikolmiku mehed. Üks daam oli niivõrd eufoorilises seisundis, et ütles, et jookseb kõigist mööda. Tähtis pole mitte siiski võit, vaid tuletan meelde olümpismi printsiipi. Tähtis on osavõtt. Paljud eestlased tahavad vaielda minuga, aga tervitame finišis Tallinna linna spordijuht Rein Ilves ja tema kolleegid spordi- ja noorsooametist. Nii et kõik Tallinna linnavalitsuse töötajad ka erinevate ametite esindajad tervitame teidki finišis ja Tallinna linnavalitsus ning erinevate ametite liikmed on samuti väga sportlikud. Parim viis väärtusi töökollektiivis edasi kanda ja kollektiivi juhil ka kindlasti võimalik siis oma autoriteeti mõnes võrras, kui see on oluline spordikollektiivis või olla osa oma tiimist. See tiimitunne võib-olla on olulisem demokraatia lükk.
et teha midagi koos oma kolleegidega ja teha väljaspool tööaega. Ma arvan, et see dimensioon on isegi olulisem kui see võib-olla mõtlemine sellest positsioonist, et ma nüüd midagi pakun oma kolleegidele, olen suure heateo teinud. Pigem see tiimitunne ja informaalses õhkkonnas midagi üheskoos tehes on kindlasti see tegevus, milline märgatavalt organisatsioone ja meeskondi tugevdab. Koos natukene higi valada, kas või näiteks. Väga tihedad grupid tulevad siin teineteise kannul lõpetavad. Ilmselt sõpruskonnad siin, paljud ilmselt on ka rajal teineteisega mõtteid vahetanud ja tuttavaks saanud ja distantsi läbinud ja paljudel puhkudel võiks olla tutvus kasvada üle sõpruseks pikkadeks aastateks, aastakümneteks. Vahetatakse infot, et kus sina liikumas käid, kellega koos trenni teed, avastatakse, et elatakse lähestikku ja miks mitte koos käia liikumas. Koos on alati natukene kergem ühistegevus, teadupärast pidada ikka natukene viljakam olema kui individualistlik käitumine. Ja sellel 10 kilomeetri distantsil kindlasti sellel nädalavahetusel kaasa löövatest naistest on lõviosa kaasa löömas osalemas, aga päris palju teid ja neist on ka homsel päeval poolmaratonil, aga isegi ka maratoni distantsil osalemas. No nii, siin on peaaegu nagu rahvatants juba. Käsi käest tullakse ja vaatame Oshino Electronics Estonia, selline firma, tervitame daame finišis. See firma küll kõnetab mind vähe, ei tea veel kõiki Eestimaa ettevõtteid, kuigi võiks teada, millisest vahvast firmast ettevõttest on siis selline sportlik ja rõõmsameelne kollektiiv tänasele Tallinna sügisjooksule tulnud. Aga minutid kuluvad ja augustumise algusest on lahutamas meid juba vähem kui veerand tundi. Less than 15 minutes left till the official awarding ceremony of the 10 kilometers distance. It will take place in the middle of the Vabaduse Square downstairs at the pedestal, and very soon the awarding ceremony of the 10K will start. Erivanuses finišeerujad lõpetamas distantsi ja SEB panga juhti tervitame finišis Robert Kitt üle finišijoone. Et SEB-kat muideski me rääkisime enim osavõtvatest kollektiividest on aastaid tagasi olnud ka suurima osavõtjaskonnaga SEB Tallinna maratonil, aga seda tiitlit on kandnud ka selline firma nagu Ericsson Eesti. Nüüd on mõnekümne meetrine paus tekkinud, aga seda vaid hetkeks, sest uued lained, isegi võib öelda lõpetajaid on tulemas. Ja autossustamises on lahutamas meid natukene üle 10 minuti. Palume teid tulla siia Vabaduse väljaku südamesse selle suure linna ekraani alla, kus on meil siis lava ja selle peal pedestal, millele astuvad siis juba teistkordselt jooksu parimad eilsel päeval. Seisid seal ilmselt Nike noortejooksu tublimad 5 kilomeetri distantsil ja täna õige pea sinna tõusmas 10 kilomeetri distantsi parimad ning eriauhindade võitjad. Hetkel siis umbes
4500 inimest on lõpetanud ja neid tuleb järjest juurde ja juurde, nii et ma arvan, et 5000 piir on ka kohe täis. Ja usun, et hetkeseisuga isegi võib neid veel rohkem olla, vaadates stardist kulunud aega ja vaadates siis seda osavõtjate arvu numbrit, milline siis täna hommikul meile siin anti. Ja see oli kasvanud juba kaugelt üle 1000 registreerunud 10 kilomeetri distantsil. Ja kella 1 on algamas meil Mesikäppa lastejooksud, kuhu täna tulemas osalema ilmselt suurusjärk 3000–4000 eri vanuses last. Sümboolne paik, meile kallis paik, vaieldamatult Eesti Vabadussõja võidusamba jalamil asub Tallinna sügisjooksu SEB Tallinna maratoni finišijoon. Usun, et see on päris hea sümbol ja siit selle sümboli taustal võiks nii mitmedki mõttearendusi teha, aga las jääb see ajakirjanike tarbeks. Kümmekond minutit on siis aega selle hetkeni, mil parimaid pärjame, nii et veel on saada häid kohti siinsamas autasumispoodiumi ees nendel treppidel. Palume kõigil hakata siiapoole kogunema, et saaksime võitjatele siis peagi juba aplodeerida. Ei, oot. Treppidest all. Ei ole enam kiriku ees, vaid treppidest all. Treppidest all seal, kus ekraan paistab treppidest alla. Oli seal, enam ei ole, nüüd on uus koht, nii et kuulake seda infot, mida jagatakse. Need trepid, kus pääsesite tunnelit, sealt alla minnes, seal on meil siis nii lava kui ka pedestal, nii et ei ole vana koha peal. Tarmo, kui oled kuuldel, siis me palume siin, kuhu sa võiks tutvuda We Run Challenge selle telgi juurde. ERR-i esindajad ootavad siin Tarmo Mutsu, kui oled kuuldel ja liikvel, siis palume siin tulla We Run Challenge Nike telgi juurde, kus sind oodatakse. Asub siis see telg siin meil kohviku hoone ees ja Tallinna linnavalitsuse spordi- ja noorsoo ametimaja ees. Selles majas siis teadupärast asub veel teisigi Tallinna linna ameteid. Finiš on meil ametlikult avatud kella 12:30, nii et ka autasustamise ajal siin see vool saab rahulikult edasi jätkuda. Veel tuhandeid inimesi on rahulikult finišis kõndimas, aga paljudel oli tõesti väga kiire ja need kõige kiiremaid meil ongi hea meel juba 8 minuti pärast hakata autasustama, nii et taaskord kutse kõigile. Tulge siia Vabaduse väljaku tunneli eelsetele treppidele, et saaksime peagi siis tseremooniaga alustada. Kõigile, kes aga lõpetavad, siis jõuate ka veel rahulikult pärast finišijoone ületamist kõndida vanalinna sisse, teha sealt väikese lõdvetsustiiru ja tulla siis juba ka autostamisele kaasa elama. Ja kõik, mis saate siis nädalavahetusel üritustele kaasa elada, kas jooksu kodulehel väga lihtne aadress meelde jätta jooks.ee
või siis Delfi TV on tegemas ülekandeid nii tänaselt päevalt, sellelt ürituselt kui ka homsest võistluspäevast, nii et ka Delfi vahendusel on teil võimalik selle nädalavahetuse SEB Tallinna maratoni raames toimuvatele üritustele kaasa elada. Lastejooksud, Mesikäpa lastejooksud algamas alates kella 1. Saab lapsi начался уже час дня, и здесь в центре, в соревновательном центре под синей палаткой надписью «Ластejooksud» зарегистрирование можно детей зарегистрировать на детские забеги Mesikäpa. Mullu siis lastejooksudel enam kui 3000 eri vanuses last kaasa lõid, nii et siin võime ka oodata ilmselt pidades silmas ilusat kaunist ilma ka võib-olla osavõtjate plahvatuslikku kasvu. Igal juhul lastejooksude korraldajad eesotsas Anu Vakkermanniga on selleks valmis. Leiduks vaid tubelsid vanemaid, kes eri vanuses lapsed oma võsukesed Mesikäpa lastejooksudele kaasa lööma toovad. Ja samad lapsed ilmselt kunagi suure tõenäosusega osalevad nii naiste noortejooksul, hiljem löövad kaasa juba Tallinna sügisjooksu 10 kilomeetri distantsil ja sealt edasi võib-olla tulevikus ka poolmaratoni ja maratoni distantsil SEB Tallinna maratoni raames. Homme siis ootamegi teid kõiki juba maratonile ja poolmaratonile kaasa elama. Stardid siis vastavalt kell 9, kui minnakse maratoni jooksma ja 12, siis poole lühem maa. Nii et umbes kella 11:15 paiku peaks meil võitja juba kindlasti finišis olema, nii et jääme seda siis ootama, igal juhul tasub kuskil kell 11 siin kindlasti kohal olla, kui tahate näha võitja finišeerimist ning muidugi saab ka homme elada kogu asjale kaasa siis interneti vahendusel, kus otseülekanne jooksu kodulehelt jooks.ee või siis SEB Tallinna maratoni spetsiaalsest etapist on nähtud. Ja ergutajate kaasahüüjate saate siis nii mõnigi finišeerujal saab siin märkimisväärselt särtsu juurde. Ja jooksujalu siis lõpujaant ületatakse, aga tullakse siiski enamjagu käies kõndides või keppidega kõndides. Finiš avatud kuni kella 12:30, nii et teil on aega, võtke aega, nii nagu Tanel Padari või võtta aega, laulusõnad ütlevad. Tanel Padar, kes selle suvel ju ise ka päris tõsiselt spordiliikumisharrastuse triatloni usku pööranud on ja ma tahaks loota, et jäädavad. Ja vihje on, et mees võib homme ka stardis olla. Täpselt nii et näeme siis teda homme ka rajal. Minutid kuluvad ja õige pea siis siin Vabaduse väljakul paljud küsivad, kus kohas, mitte vanas kohas, vaid treppidest alla, sealt kus pääsesite tunnelisse, seal treppidest all meie amfiteatris on meie lava ja pedestal siit ülevalt Vabaduse väljaku tasapinnalt see ei paista, nii et sinna veerekese peale, kus pääsete treppidest alla tunnelisse, sealt avaneb teile suurepärane vaade meie siis pedestalile ja lavale, kus neil minuteil on algamas 10 kilomeetri distantsi parimate autasustamine ja mul on hea meel taas välja hüüda, et tänavuse Tallinna sügisjooksu 10 kilomeetri distantsi võit on jäänud Eestisse ja pedestali kõrgemale astmele tõuseb Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindaja, meie maratonimees Tiidrek Turve, nii et Tiidrek eile pressikonverentsil oli natukene tagasihoidlik, kuidas ta on olümpiamaratonist taastunud, aga nagu näha, on taastunud väga hästi ja võidutses tänavusel 10 kilomeetri distantsil oma kiirema 10 kilomeetri ajaga sellel jooksul 2 geenla sees. Aga tervitame finišis Eesti Olümpiakomitee asepresidenti, 2-kordset olümpiapronksi Jüri Tamme koos abikaasaga. Oleme Jüriga viimasel ajal muideks väga tihedalt ja igal nädalavahetusel trehvanud, nii et Jüri loomulikult sellest üritusest täna kõrvale jäänud ei ole ja on Olümpiakomitee esindajana rajal. Ja juhtis just tema ju ka enne starti tähelepanu sellele, et SEB Tallinna maraton on suurepärane algus Euroopa spordinädalaga. Täpselt niimoodi on ja avatseremoonial siis täna sõna võttis.
liikumisharrastus kindlasti osa ka rahvusvahelise ja ka Eesti Olümpiakomitee projektidest, nii-öelda sport, liikumisharrastus rohujuure tasandil, millele tugineb ja baseerub meie tippsport, olümpiasportki, nii veider kui see ka ei ole. Algab siit samast SEB Tallinna sügisjooksust, SEB Tallinna maratonit. Ja erinevate spordialade jooksu tipud, kui neil vähegi mahti on, sobib nende treening- ja võistlemiskalendriga, siis väga tihti ka SEB Tallinna maratoni erinevatel distantsidel kaasa võistlemas on. Aga kui olete seal autastamiseks valmis, siis anna märku ja sõnajärje siit finiši joone kõrvalt teile juba üle anna. Ja palume kõiki tulla nüüd lähemale autasustamispjedestaalile, mis sel aastal siis siin treppidel, mis viivad tunnelisse, siin on veel praegu päris hästi ruumi, nii et saate tulla siia ja leida hea koha, et parimatele aplodeerida. Well, I'm rumbling in this day singing. I'm 5 years old, my dad's a giant sitting beside me. So within the next couple of minutes, the official awarding ceremony of the 10K start. Here in the middle of the competition center, downstairs you will find the stage as well as the pedestal. Please come to attend the official awarding ceremony immediately. Joking way, and the procession of cars stop. Tundi saab kohe täis, juhitakse selle tähelepanu, nii et Apotheka apteegikettide esindajad jõuavad finišisse. Ma arvan, et kui enamik inimesi võtaks SEB Tallinna maratoni sügisjooksust osa, siis me võiksime hakata neid Apotheka apteeke vähelaaval sulgema, aga seda ilusat päeva ilmselt minu silmad kahjuks ei näe. Pigem ikka kipub vastupidi minema. Olles käinud eile ühes pealinna kaubanduskeskuses, ma märkasin, et seal oli koguni 2 seda kaubamärki kandvat apteeki avatud, nii et mõtlesin, et toh pime, kas ma näen valesti, aga nii ta tõesti oli. Alustame SEB Tallinna maratoni sügisjooksu autasustamisega ning parimaid autasustab aktsiaseltsi SEB Pank ettevõtete panganduse valdkonna juht Erika Vaikmäe-Koit, kes samale distantsile andis ka stardipaugu. Esmalt autasustame 3 parimat meest. 3. koht Viktor Kavuren-Kedjenja. 3rd place Keenia jooksjaga, kes jooksu pikalt juhtis, ent viimastel kilomeetritel tuli teiste paremust tal tunnistada. 2. koht Ibrahim Mukunga, samuti Keeniast. 2nd place eestlastele juba tuttav jooksumees. Ning esikoha poodiumile on meil hea meel paluda avamehe Tiidrek Nurme. Võitjaaeg täna 29 minutit ja 42 sekundit. Teie ees on esikolmik Viktor Kavuren-Kedjenja, Ibrahim Mukunga ja Tiidrek Nurme.
kiiremaid naisvõistlejaid ning kolmanda koha saavutas Kelly Nolichin. Poodiumi teisele astmele tõuseb Lili Luik. Koos oma kõdedega annab ka homse maratoni stardipaugu. Ja SEB Tallinna maratoni sügisjooksu distantsi 10 kilomeetri võitja on Liina Tšernov. Liina võidutses ajaga 34 minutit ja 56 sekundit. Teie ees on esikolmik Kelly Nolichin, Lili Luik ja Liina Tšernov. Aitäh ja meil on veel mõned auhinnad. Nimelt on selgunud sportlikum firma sellel distantsil ning esimese koha karikas kuulub Rimi Eesti Foodile. Tervelt 181 osalejat on sellest firmast olnud täna rajal. Ehk siis väike osa neist läheb seda karikat praegu vastu võtma. Ma usun, et mõned neist praegu veel alles distantsi läbivad. Aga paljud on kohal, nii et kõik, kes siin juba on, jõuate veel joosta sinna lava juurde. Teie ees on sügisjooksu sportlikum firma Rimi. Ja meil on veel üks väga põnev eriauhind välja anda. Nimelt, kui toimus võistlustele registreerimine, siis kõigil registreerujatel oli võimalik osaleda ka SEB Heategevusfondi aktsioonis panustada laste tulevikku. Nimelt me palumegi nüüd lavale siis SEB Heategevusfondi tegevjuhi Triin Lumi, kes autasustab ühte inimest, kes oli üks 300 panustajast. Ja panustate siis laste tulevikku niimoodi, et tänu nendele panustele sai 100 lastekodulast osaleda tänasel jooksul. Ning nüüd me oleme siis 300 panustaja vahel tõmmanud loosi ja siit tulebki SEB eriauhind siis ühele inimesele, kes selle loosiga on võitnud, ja see on Aivar Ots. Nii et Aivar Ots numbriga, näete ekraanil 689, jooksis 10 kilomeetrit. See eriauhind tuleb üleandmisele nüüd ja loomulikult suur aitäh kõigi nende lastekodulaste poolt. Ja temal siis ka eritunnusega number, nagu näete, selline lillat värvi. Kõigil, kellel olid sellised rinnanumbrid, nemad olid siis panustajad, tänu kellele said lastekodu lapsed sellel tänasel võistlusel osaleda.
SEB Tallinna maratoni sügisjooksu 10 kilomeetri distantsi autasustamine on sellega lõppenud. Homme astuvad nendele poodiumitele juba maratoni parimad, toimuvad Eesti meistrivõistlused ja loomulikult ka poolmaratoni parimad. Aga praegu siirdume tagasi raja äärde, sest et paljud veel on lõpetamas ja meile kindlasti tasub kaasa elada. Finiš on avatud kuni kella 12:30 ja peagi algavad juba ka lastejooksud. Täpselt niimoodi on, Mesikäppa lastejooksude programm tegelikult siin Vabaduse platsil on juba alanud ka. Sinise telgi all, milline jääb sinna finišijoone kõrvale, saab lapsed registreerida lastejooksudele, Mesikäppa lastejooksudele ja kollase Mesikäppa telgi juures on seal mitmed põnevad ettevõtmised, tegevused lastele. Tuletame siis meelde, et tänane Mesikäppa lastejooksude programm on järgmine. Kell 13.00 pääsevad rajale 11-12-aastased tüdrukud, kell 13.20 sama vanad poisid, kell 13.40 pääsevad rajale 8-10-aastased tüdrukud, 14.00 sama vanad poisid, 14.20 ootab lähe 6-7-aastased tüdrukuid, 14.40 sama vanad poisid on jooksmas, kell 15.00 4-5-aastased tüdrukud, 20 minutit hiljem kell 15.20 sama vanad poisid ja viimased lähted kell 15.40 ja kell 16.00 on vastavad 2-3-aastastele tüdrukutele ning 2-3-aastastele poistele. Distantsi pikkuseks on circa 300 meetrit ja osalema on oodatud kõik lapsed vanuses 2-12 eluaastat. Osavõtt lastele on tasuta, joostakse erinevates vanusegruppides, siis nii nagu mainisin ka tüdrukud ja poisid eraldi. Registreerumine siin kohe Vabaduse platsil sinise telgi all. Aga tõesti, nii nagu Toomas ütles ka, on meil veel viimased finišisse tulijad ning 10 kilomeetri distantsi kontrollajaks on meil kell 12:30 ehk siis 2,5 tundi stardihetkest, milline leidis aset kell 10:00. Siin võistluskeskuses on juba läbi viidud ka autasustamine ja kellel soovi veel eesootavatele distantsidele ennast registreeruda, siis Kaarli parkla territooriumil, kus on meil kus sekretariaat seal ennast veel programmi kuuluvatele üritustele soovi korral kirja panna. Homme siis on meil maratonipäev, poolmaratoni distants ja maratoni distants. Maratoni distantsi lähe hommikul kell 9 ja poolmaratoni distantsi päeval kell 12. Maratoni distantsi lähe uuest kohast Kaarli puiesteelt aset leiab. Aga see on meil homne päev. Tänasel päeval oleme veel Tallinna sügisjooksu 10 kilomeetri lainel ja oleme kohe algavate Mesikäppa lastejooksude lainel. Mesikäppa telgi juurde tulge, siin on draakon ja mõmmik ja siin on erinevaid tegevusi lastele ja auhinnad teadagi Mesikäpalt on ju magusad. Mullu kaugelt üle 3000 lapse kaasa lõid Mesikäppa lastejooksudel ja tänavu korraldajad ootavad veelgi suuremat arvu. Tore oleks, kui see number seal, esimene number vahetuks, algaks 4-ga, aga see sõltub juba tublidest lapsevanematest, kui täpselt on nad kursis ürituse reklaami jälginud ja kui kiiresti on siis suust suhu rännanud see info sellest üritusest. Aitäh Mesikäppale, Mesikäppa mõnus maius rändas see minu taskusse ka, sest teadagi öeldakse, et meil lobisemise eest palka ei maksta, aga neid mimilisi lihaseid liigutades on siis ka energiakadu päris suur ja vahepeal on vaja natukene ennast energiaga tankida, kus seda ikka kõige paremini saab, ikka maiustest ja süsivesikute näol. Natukene enam kui veerand tundi on meil 10 kilomeetri distantsi rada avatud, ootame osavõtjaid finišisse. Praegu ikkagi on meil veel numbritega tulijaid ja rahulikult mööda siis finišisirget jahutades jõutakse finiši värava alla, mille praegu hetkel tiksumas numbrid 2 tundi, 12 minutit ja 30 sekundit sai täis neil hetkedel.
võistluskeskus Kaarli parkla territooriumil, kellel soovi palume seal ära käia, sest õige pea sealt võistluskeskuse eest hakkab läbi lonklema juba lastejooksude rada. Nii et kellel on vaja sekretariaadis võistluskeskuses ära käia linnamüüri veeres Kaarli parkla territooriumil, palume seal kohe sealt ära käia. Seal vastas on ka meie ekspoala, kus erinevad meie koostööpartnerid, erinevate spordiürituste korraldajad on kohad sisse võtnud ja käige kindlasti ka see meie spordi ja teenuste tänav läbi ja loomulikult ärge unustage külastada nii Sportlandi kui ka Nike'i väljapanekud siin Vabaduse väljakul, kus tõesti hinnasula on alanud ja on võimalik kvaliteetset spordi ning jooksuvarustust soetada vägagi atraktiivsete, heade ja soodsate hindadega. Nii et õige aeg on oma garderoob täiendada spordivarustusega ja kes siit minust mööda sõidab, prillid ees, kollane peas ja kollane lips on ka mehel. Jaak Lipso see igal juhul ei ole. Aga lips on mehel küll. Ja see on meie Tibu, nii et kursed, Tibu on jõudnud oma tõuksiga telgi juurde ja kohe läheb mööda lahti mikrofoni, saad Tibu sealt selle valge telgi all, seal on meil helimehed koha sisse võtnud, nii et kihuta nüüd sinna ja vaadake, et Tibu tõuksile praegu ette siin ei jää. Erandkorras tema on ainus, kes praegu tõuksiga võib mööda Vabaduse väljakut liikuda. Möllu hakkab siin saama varsti, ma julgen teile lubada ja saate siin nakatava naeru ohtudeks nii suured kui ka väikesed. Siniste telkide all. Vaadake, siin on meil ka Selveri Tibud koha sisse võtnud ja finiši joone kõrval kohe saate lapsed mesikäppa lastejooksudele kirja panna. Esimene lähe juba kõige vanematele vanusrühmadele vastavalt siis tüdrukutele kell 13.00, poistele kell 13.20. Mesikäppa telgi juures siin finiši koridori kõrval ka praegu on mitmed põnevad ettevõtmised, tegevused lastele, tulge siia. Siin on draakon, siin on mõmmi ja siin on meil mitmeid erinevaid toredaid maskotte, kes on siin, ma näen, magusaid väikeseid pilgutusauhindu, kui niimoodi tohib öelda, lastele ja mitte ainult lastele pakkumas. Ja võite kiigata meie köögi poolt ka, kus noored neiud ja daamid on praegu lastele neid auhinnakotte pakkimas ja vaadake, see Vabaduse väljaku kiviparkett on siin värvunud kollaseks ja neid auhinnakotte on siin tõesti tuhandeid, nii et praegu hetkel neiudel nobedate näppude ring on meil igal juhul hetkel käimas. Ja neid auhinnakotikesi pakitakse. Ärge palun, kui te leiate prahti, siis korjame palun prahisid Vabaduse väljakult üles ja viskame suurtesse prügikonteineritesse. Palume Eestimaa südame ja pealinna südame hoida puhtana, sest esiteks nii on kaunis ja teiseks siis korraldajad saavad siin ka järgmistel aastatel seda suurepärast sündmust läbi viia. Muidu võivad tekkida väikesed ebakõlad ja nurinad linnavalitsuse poolt ja seda täiesti õigustatult. Nii et tallinlased ja Tallinna külalised, palun hoiame Tallinna tänavad puhtana ja näitame omalt poolt eeskuju, visates siis olmeprügi, vaid selleks ette nähtud kohtadesse prügikastidest ja neid on Vabaduse platsil piisavalt. Nii, aga teeme siis selgeks. Minu käest küsitakse ka, kus on start, kus on finiš. Start ja finiš on meil ühe joone peal. Joostakse siin paun sekretariaadi telgi eest läbi, nii et ma lähen igaks juhus kontrollin siis selle värava peal teiselt poolt. Ka üle, aga siis ka mina näen, et siinpool on finiš, et ma viin ennast kohe siis sellega kurssi ja selle infoga teile edasi annan, kus siis täpselt lastejooksu rada kulgema saab.
Saime siis teavet ka, et laste jooksu start on selle suure jooksu finišikaare alt, siit siis pöördega paremale sealt sekretariaadi telgist läbi ja finiš on siis selle joone all, punase joone all, milline on sealt selle sinise telgi taga, kus praegu pakitakse neid auhinnakotte kauplugiline ka, sealt siis lõpetatakse ja sealt saavad lapsed oma ergutusauhinnad ka kätte. Teile antakse juhtised enne starti, Tibu juba täpselt juhatab teid, kus, mis, kes ja millal on. Ja praegu pange lapsed kirja, mida esimesele stardile lähemale, siis kindlasti Tibu ja tema abilised juba teile täpselt teavet annavad ja juhendavad teid õigetesse kohtadesse. Ei pea muretsema selle pärast. Aga praegu siis on ikkagi finiši koridoris veel meil tulijaid. Et päris kõik veel lõpuni jõudnud ei ole ja meie kontrollaega on järele jäänud minu kella järgi 9 minuti jagu, nii et kell 12.30 on siis meil 10 kilomeetri distantsi raja sulgemisaeg ette nähtud. Ja hetkel siis tundub nii, et ikkagi vist on juba ka kõik finišisse jõudnud ja rajalt see info on siia laekunud, nii et Mesikäpa telgi juurde ootame kõiki lapsi. Palju mänge ettevõtmisi siin lastele ergutusauhinnad ja siniste telkide alla siin finiši joone kõrval siis siniste telkide all, kus on ka eelregistreerunud, on need, kes on ennast varemalt juba kirja pannud, neid oli meil kas 1800 ringis ja minu mäletamist mööda eelülesandmise põhjal lastejooksudele ja ülejäänud, kelle soovi saavad siin koha peal ennast Mesikäpa lastejooksudele kirja panna. Stardid ei lase ennast kaua oodata, nii et kutsume erinevas vanuses lapsi Mesikäpa lastejooksudele registreeruma ja need, kes varasemalt ennast juba kirja pannud on, teil palume siis stardimaterjalid õigeaegselt välja võtta. Stardid vältavad meil päris pika ajavahemikku vältel siin alates kella 1 kuni kella 4 välja, nii et aega on piisavalt. Ja Sky Plus on tegemas ülekannet SEB Tallinna maratonit. Sky Plusi stuudiogi üles seatud siin Vabaduse väljakul. Sky Plusi kabiini kõrval siin näeme, et on SEB-kad, kelle soovi siis saate oma personaalse pangakaardi teha, nii nagu see ikka SEB Tallinna maratoni raames on. Kohe siin Jaani kiriku pea sissekäigu juures SEB-kad ootavad teid ja tulge, saate siin teha ka väikeste fotosessiooni pildi karikas käes, sest tänasel päeval kõik, kes... Juhuu! Hakkame aga jooksma! Tibu siin ja varsti peaks tulema ka kohale Jeppe, nii et tervist, Riho! Kuidas sul läks täna hommikul? Kas 10 kilomeetrit on joostud juba? Peaaegu. Peaaegu 10, sa kõndisid selle maha siin platsi peal.
ma tegin ekvivalendi tööd lõua ja miimiliste lihastega. sa olid lõugude peal kõndida isegi. Jah, täpselt nii. nagu ma kuulsin, siis juba kutsuti lapsi sinna sinistesse telkidesse registreeruma lastetelk jooksudele ja see on väga õige, tulge kõik lapsed ja lapsemeelsed ka, registreerige ära ja teate, see aasta meil on natuke tagurpidi kõik, me olemegi tagurpidi Antsud. See aasta meil tulevad stardid mitte siit, kus eelmise aasta kirikul, vaid hoopis Harju tänava otsast. Nii on, minu käest seda küsiti ka ja ausalt öeldes ma olin ka omadega natukene sassis, nii et räägi neile täpselt ära, kuidas kõik asi käima hakkab. Kõik hakkab toimuma niimoodi, et need, kes on ära registreerunud, vaadake järgi, mis vanusegrupis te jooksma hakkate ja siis selleks kellaajaks tulge Harju tänava otsa. Siin on see, kus see Jaapani saatkond on. Vot sinna Jaapani saatkonna juurde ja siis sealt stardib meil lahti, meil on see stardikoridor, meil on seal inimesed, kes aitavad teid ilusti rajale. Paluks kõigile vanematele südamele tahan panna, ärge lapsi üle aedade tõstke, me tekitame teile sinna värava, te saate väravast ilusasti sisse tulla ja kõik saavad joosta, nii et keegi jooksmata ei jää. Ja finiš on seekord seal, kus on meil eelmine aasta oli start. Nii et me teeme täna tagurpidi, vaadake ja kõik lapsed peavad jooksma tagurpidi siis vist. Päris põnev, aga ma ei saanud küll mitte midagi aru Tibule. Kas peaksid jooksma veel? Vist hakkan ära väsima. Kui me tagurpidi teeme jooksu, siis tähendab, et peavad selg ees jooksma. On ka nii või? Ei, ma ei tea, mul tundub nii. Kas homme jooksevad maratoni ka selg ees? Ja homme jooksevad, see on kindel. See on vähisammul, tuleb lasta see vähikõnn. Ma muideks tean, ma kuskilt lugesin ka, et maailma rekord peaks olema niimoodi selges joostes maratoni distantsit alla 3 tunni koguni. Mina lugesin kuskilt, et enese maas veeretamise üks mees veeretas 700 kilomeetrit ennast mööda maad. Palju aega kulus? Ei tea, mitu kuud vist ikka. Ja see on nii nagu Londoni maratoni aastaid tagasi tuukri kostüümis mees startis pühapäeval ja järgmise nädala reedel lõpetas distantsi. Tuukri kostüümis? Tuukri kostüümis 42 kilomeetrit. Tuukri saapad kaaluvad 40 kilo. Täpselt nii on, et annab joosta. Nii, aga meie lapsed teile tuukri saapaid jalga ei pane. Nii et tulge, registreerige ära ja siis me koguneme Harju tänava otsa ja hakkame otsapidi võistlema. Ja oi, nagu ikka, iga aasta on meil loomulikult ka auhinnad, nii et kes jõuab finišisse, saab endale ka auhinna. Kurvide peal palun mitte kihutada, muidu võite kurvist välja kihutada. Ja nagu öeldud, siis üle 100 kilomeetri tunnis joosta ei tohi. See on meil iga aasta keelatud. 80 juba tohi. Aga selge, Tibu. Soovin teile Kas sa tahad veel midagi tarka rääkida või? Ei taha. Kõik, mis olen ära rääkinud, kõik on ära rääkinud, ühtegi tarka mõtet enam peas ei ole. Kohe peaks Jäpega tulema. Kuulan sind huviga ja kuulan Jäpet ka huviga. Jäpe peaks kohe tulema.